Viimaste aastate jooksul, eeskätt tänu human designile ja ka ärikonstellatsioonidele, on elu mind kokku viinud väga paljude väga ägedate loovettevõtjatega. Ja see termin on mulle lihtsalt nii südamelähedane, sellepärast et minu meelest loovettevõtlus on midagi muud kui selline traditsionaalne või klassikaline äri. Ja meie loovettevõtjatena oleme nii palju rohkem emotsionaalselt seotud oma ettevõtmistega. Ja see on meie jaoks nii palju suurem arengukoht. Ja meil on tihtipeale ka nagu ebatervet emotsionaalset seotust sellega, mida me teeme. Ja kuidagi mul on tekkinud tunne, et ma tahaksin sellel teemal rohkem rääkida. Ja mul on tegelikult, mul tundub, et minu enda sellistel omal nähal läbi tehtud katsetustest ja kõigest sellest, mida ma olen avastanud ja mida ma olen katsetanud, mida ma olen ka õppinud ja proovinud ja ka edasi jaganud, võib tegelikult äkki olla ka sinul kasu. Eriti, kui sa oled selline kas alustav loovettevõtja või sa oled kohas, kus sa tunned, et nüüd on nagu aeg level upida. Et vanaviis enam ei toimi. Või siis, kui sa näed, et tegelikult sina ja sinu sisemaailmas toimuv hakkab muutuma juba selliseks klaaslaeks. Et see selline idee või unistuse seeme, mille sa oled kunagi suure hoole ja armastusega mulda pannud, et sellel on kuppel peal ja et see kuppel oled sina. Kui me räägime loovettevõtlusest, siis hästi lihtne on ennast samastada oma tegevusega, oma äriga. Ja kui sa samastad ennast oma tegevuse, oma toote, oma teenusega, siis tegelikult üks hästi libe rada on see, et kui nüüd näiteks sa lood midagi ja kui ma räägin loovettevõtlusest, siis ma ei pea silmas üldse seda, et sa peaksid midagi kätega tegema, kuigi see on minu meelest nagu täiega äge, kui me ikkagi loome midagi enda seest ja kui me paneme sinna ka sellise päriselt oma touchi juurde, see ongi ju loovettevõtlus. Lihtsalt seda saab teha igas vallas, igasuguste toodete ja teenustega, see ei pea ilmtingimata olema nüüd, ma ei tea, millegi tikkimine, kudumine või õmblemine või puutöö. Et sa saad seda tegelikult teha ka teenuse pakkujana. Ehk siis hästi tihti me tegelikult kipume olema liiga emotsionaalselt üle seotud oma loominguga, ehk siis kohtleme oma loomingut justkui oma lapsukest. Ja kui sa oled juba loovettevõtja, siis ma päriselt praegu innustan sind võtma korra hetke ja taustal läbi tunnetama, et kui emotsionaalselt seotud oled sina sellega, mida sa teed, mida sa lood, mida sa toodad, mida sa pakud inimestele. Nüüd, kui sa oled seal emotsionaalselt liialt seotud, siis sa muutud erakordselt sõltuvaks välisest validatsioonist. Ja sa mitte enam ei tee tööd, vaid tegelikult tõenäoliselt juba täidab mingit muud tühimikku või kompenseerib midagi. Aga jällegi, loovettevõtluses on see mõnevõrra teistmoodi. Traditsionaalses äris on nagu lihtsam seda emotsiooniselt välja tõsta ja jätta alles lihtsalt äri, eesmärk teenida tulu on ju pakkuda midagi maailmale ja siis vastu võtta raha. Loovettevõtluses läheb see asi väga palju keerulisemaks. Ja hästi paljud sellised põhimõtted ja printsiibid, vähemalt mulle tundub ja ka minu sukse tööalase kogemuse baasilt, mida ma olen nagu siis tööalane kogemus, mitte ainult mina ise ja minu loomingulised projektid, vaid ka inimesed, kellega ma olen saanud nii ärikonstellatsioonide kui siis ka tegelikult human designi võtmes tööd teha. Et väga paljud asjad või need ka printsiibid ja põhimõtted, mis pädevad traditsionaalses äris, ei päde loovettevõtluses. Lisaks sellele on maailm tohutult muutunud ja samas kui mulle tundub, et ka ettevõtlusõpet endiselt tehakse siiski sellisel vana kooli hästi ratsionaalsel, pragmaatilisel moel. Ja minu enda vaatest on ettevõtlus üks parimaid enesearengu vorme, sellepärast et eriti kui sa oled loovettevõtja, siis tegelikult oma loovas tegemises sa põrkud kõigi oma piiravate uskumuste, lugude, tervendamata traumade, igasuguste ülekannete, projektsioonide, sisuliselt kõigega. Nagu kõigega, oma hirmudega, oma nõrkustega, oma enesepisendustega, kõigega. Ja kui nüüd muidu eneseareng lihtsalt niimoodi orgaaniliselt, et läksin huvi pärast arenema, on erakordselt energiakulukas tegevus. See on ka see, miks väga tihti selline inimesed, kes kipuvad ära kaduma sellisesse enesearengu maailma, et neil kipub kuidagi nagu raha otsa saama, sest et tegemist on erakordselt ressursikuluka protsessiga, eriti kui sa võtad ette veel töö mingi esivanemate korduvate mustrite kõige muuga, on ju. Aga nüüd töövaldkonnas, kui sa võtad oma loomingulist ettevõtmist, kui enesearengut ja samas sellist enesearengut, mille tulemusena on sul võimalik luua väärtust ka maailmale või vähemalt mingile inimgrupile. Ehk siis kasvad sina
ja kasvab ka sinu idee seemnest mingisugune taim, mille viljad või kõrvalsaadused või mis lihtsalt oma iluga saab kuidagimoodi rikastada maailma sinu ümber. Rikastada maailma sinu ümber, noh, mis iganes toode-teenus, kellelgi on seda vaja. Kusagil on inimesed, kellel on vaja sinu unikaalset touchi, seda midagi, mis sinu seest sulle omasel moel välja voolab. Ja nüüd siin tulevadki mängu erinevad põnevad paradoksid, millest ma tahaksin sinuga siis erinevas formaadis lähemalt rääkida või mida ma tunnen, et on oluline sinuga jagada. Ja ma väga loodan, et see äkki kõnetab ka sind ja ma tegelikult ütlen kohe, et ma olen väga tänulik, kui sa annad märku, et see kõnetab sind, sest siis ma tegelikult tean ka, et sellest tasub kuidagi pikemalt ja lähemalt rääkida. Ja igal juhul, kõigepealt see emotsionaalne seotus. Kui sa nüüd oled emotsionaalselt üle seotud oma loomingu, oma toote-teenusega, kui sa nüüd loob midagi ja tuleb välja, et mitte keegi ei taha seda, aga sa oled sellega tugevalt emotsionaalselt seotud või samastunud, siis see sõnum, mille sina saad, on see, et keegi ei taha mind. See, mida mina teen, ei ole oluline, mina ei ole oluline. Et see väline validatsioon on tegelikult üks vast olulisemaid teemasid, eriti kui me räägime loovettevõtlusest, et see selline, kui sa oled mõjutatud teiste inimeste kas siis kriitikast või ka heakskiidust, ja ma täiega rõhutan seda, et kui sa sõltud, kui teiste inimeste kriitika väga tugevalt mõjutab sind ja kui ka teiste inimeste aplaus väga tugevalt mõjutab sind, siis sa tegelikult ei ole vaba oma loomingus. Välise validatsiooni vanglast vabanemine on väga sügav sisemine protsess, mis nõuab ka tegelikult selliseid praktilisi tegusid päris maailmas, aga seda ei saa sinu eest mitte keegi teine ära teha. Sina pead uskuma endasse oma loomingusse rohkem ja taguma oma trummi, sõltumata sellest, mida teised ütlevad. Nüüd ei tasu olla selles mõttes ka siuke nagu see hull trummiga keset Raekoja platsi, vaid tasub teada, millises keskkonnas seda trummimängu hinnatakse ja seda trummi tahetakse kuulda. Väga tihti ei ole asi ei sinus ega selles, mida sa teed. Tihti on küsimus väljundis, ehk siis kuidas sa seda teed. Ja see on hästi oluline, võib-olla teemegi korra väikse kõrvalepõike, aga kuhu ma tahan selle mõttega jõuda, on see, et hästi tihti ei ole asi üldse sinus, et kellelgi ei ole sind vaja või et sina teed seda valesti. Ja asi ei ole just nimelt ka selles, et see kuidagi, mida sul maailmale on pakkuda, oleks vähe väärtuslik, vaid väga võimalik, et sa pakud seda mingisuguses sulle või sinu loomingule mitte sobivas pakendis ja et sa teed seda vales keskkonnas inimestega, kes ei vaja hinda ega väärtusta seda. Siuke võib-olla hästi lihtne näide on see, et sa võid olla hullult hea ilusate jääkuubikute tootjaga, kui sa seisad nende imeilusate jääkuubikutega keset Alaskat ja püüad eskimoodele neid kuubikuid müüa, siis suure tõenäosusega sa pead ikka hullult hea müügimees või naine olema, aga kui sa nüüd need samad kuubikud viid California randa kuumal suvepäeval, sama näite võiks tuua, ma ei tea, mahlapulk külmas Eesti kliimas detsembrikuus. Ei ole mõtet mahlapulka Raekoja platsil detsembris müüa. Kui sa selle sama mahlapulgaga lähed Raekoja platsile kuumal juulikuu päeval, on mäng hoopis teine. Ja teine asi on see sama Lamborghini ja lambad, et ma olen seda näidet hästi palju kasutanud, ma olen nii tänulik sellele mingile juhuslikule meemile, mida ma kunagi Instagramis nägin, aga ei ole mõtet olla Lamborghini lammaste keskel. Kui sa lähed ja pargid ennast Lamborghinina kuhugi põllule lammaste keskele, siis lambad näevad sind seal siukse nagu mõttetu romuna, kes tegelikult blokeerib päikest ja kelle all on see muru, on ju. Et lambad ei oska hinnata Lamborghinit, kui sa lähed pargid selle sama Lamborghini Dubaisse, siis see Lamborghini on seal täiesti tavaline. Ei midagi uut. Kui sa lähed pargid selle Lamborghini, ma ei tea, Tallinna kesklinna, see on juba hoopis midagi muud, kui sa viid selle Lamborghini kuhugi, ma ei tea, Süüriasse, seal võid kuuli saada, aga saad pointile pihta, eks ju. Et keskkond on oluline. Ja hästi lihtne on jääda sellesse samasse keskkonda, kus sa ise oled kasvanud, see potitaime printsiip on ju, et me ei ole tegelikult loodud jääma, ise ka me ei ole potitaimed, sina ei ole potitaim, mina ei ole potitaim, me ei pea jääma samasse keskkonda, kus me oleme kasvanud. See sama keskkond, kus meie võib-olla ise
nii-öelda ajasime juured alla ja pistsime pea mullasest välja, ei pruugi olla see keskkond, kus me saame edasi kasvada, et mingi hetk võib juhtuda, et sul on aeg ka ennast ja oma loomingut nii-öelda ümber istutada. No tead küll, ma arvan, et kui sul on mõni potitaim kunagi olnud, siis sa tead, et kui sa teda õigel ajal ümber ei istuta, siis see taim hakkab vaikselt hääbuma. Kui sa taime valel ajal ümber istutad ja valesse kohta, jällegi, sa saad kaktust tõenäoliselt Eestis välitingimustes kuidagi elus hoida, aga see kaktus ei kasva, ei lokka sul mitte kunagi nii nagu oma loomulikus keskkonnas. Et tasub teada, kuidas ka sinu see idee, beebi idee seeme, millist hoolt ta vajab, millist keskkonda ta vajab ja vast üks kõige olulisemaid asju, mis võiks sulle veel praegu kõlama jääda, sest et ma täiega tunnen, et mul on sinuga nii palju jagada, aga seda kõike kuidagi ühte sellisesse tükki toppida oleks kummaline ja võib-olla kuidagi pinnapealne. Aga mida ma tahaks täiega sulle rõhutada, on ikkagi see, et äris on hästi pikka aega õpetatud meid tegema õigesti. Tegema nii, nagu kõik teised teevad. Ja kunagi see täiega toimis. Selles mõttes, et kunagi väga toimis see, et kui sa nägid, et kusagil on tiik ja seal tiigis on kalad ja selle ümber on kalurid ja nad saavad sealt tiigist kala, et siis ma lähen ostan endale või võtan endale samasuguse õnge, istun ka sinna tiigi äärde maha ja hakkan siis samasuguse söödaga neid kalu püüdma. Ja see kunagi toimis. Isegi siis, kui sa said vähem kala või sinu kalad olid väiksemad, siis sa said kala. See on nagu võib-olla ka see sama konkurents, on ju. Et jällegi, et ise asi, kuidas teistele see meeldis sobis, aga sa said vähemalt tõenäoliselt mingisugust kala. Nüüd tänapäeval väga paljud sellistest tiikidest on kokku kuivanud või siis kala on sealt otsa saanud ja me räägime rohkem sellisest avamerest. See on ka kogu see siuke tehnoloogia areng ja see, et tegelikult täna on sul ka väikese loovettevõtjana tänu tehnoloogiale ja sotsiaalmeediale võrdsed võimalused, ma ei tea, mulle ei meeldi sõna konkurents, sellepärast et tegelikult loovettevõtluses, eriti kui me räägime sellest, et sa teed midagi endast lähtuvalt ja ainult täpselt nii, nagu see sinu seest välja voolab, siis mitte keegi teine ei ole sina ja sa lood midagi unikaalset. Sa mitte ei kopeeri, sa ei püüa teha midagi odavamat või midagi kellelegi pähe määrida, vaid sa lood väärtust ja sa lood midagi erilist, mis tähendab seda, et seda erilist ja unikaalset ei saagi võrrelda teistega. Jah, keegi kusagil nagunii võrdleb, aga sina ei pea olema see, kes seda teeb. Ja otse loomulikult ka kõik võib-olla inimesed ja kliendid, kes otsivad lihtsalt kõige soodsamat või kõige lihtsamat või kõige kättesaadavamat lahendust, ei pea olema üldse sinu kliendid. Aga me räägime ikkagi sellisest avameremaailmast, kus sul tegelikult täna on väga võrdsed võimalused. Sul on samasugused võimalused nagu ka väga suurtel korporatsioonidel. Aga see, mis on nemad sinna viinud, ei ole see, mis sinu sinna viib. Ehk siis võimalik, et sa oled täna juba proovinud erinevaid mingid turundusstrateegiaid ja mingid algoritmid ja jumal teab mida veel. Ja saanud võib-olla keskpäraseid tulemusi või siis see kõik tundub sinu jaoks hästi võltsi ja ebaloomulikuna. Ja mida võltsi ja ebaloomulikumana see sinu jaoks mõjub, siis seda rohkem see tegelikult hakkab eemale peletama ka kliente. Ma ei tea, kas sa oled seda dünaamikat äkki enda puhul juba märganud. Ja teine asi, mida ma olen väga palju täheldanud, on see, et kuidagi hästi palju rõhku läheb just sellisele turundusele ja kliendi ligi meelitamisele, et väga tihti selle taustal kaob ära see, mis on päriselt oluline, see sisu. Et maailmas, kus me täna pakendame kõike juba võrdselt. Vanasti oli eelis sellel, kes suutis luua atraktiivsema pakendi. Tänases maailmas on meil kõigil võimalik, ma ei tea, Canva Pro, me saame kõik luua samaväärselt ilusalt pakendatud asju, küsimus ei ole enam pakendis. Ja võt see on ka minu meelest veel üks hästi suur nihe, mis on praegu toimumas, et me endiselt püüame üle pakendada ja arvame, et klient valib ainult pakendit. Jah, selles mõttes, et kui pakend ja sisu ei lähe üldse kokku, üks hullemaid asju muide on see, kui ma lähen ja ostan ilusa pakendi, aga see sisu on nagu totaalne jama või sisu üldse pole. Ma usun, et sa oled seda kogenud. Ja kui me räägime Eesti turust, siis sellise põhimõttega väga kaugele ei jõua. Sellepärast, et kui ma ostan korra sult ilusa tühja pakendi, siis ega ma teist korda naljalt ei tule sult enam tühja ilusat pakendit ostma välja arvatud siis, kui ma lihtsalt tahangi mingit hoiukarpi, on ju. Aga tõenäoliselt hoiukarpi saaksin ma kuskilt mujalt ka siis juba soodsamalt ja kui sa mulle otseselt hoiukarpi ei müü, siis
aga et see sisuline pool kaob ära ja sisulise poole pealt me ei pea otseselt silmas ainult sinu teenuse toote kvaliteeti, kuigi seda ka, aga sinu unikaalsus, see sinu unikaalne touch. Et nii kui sa püüad teha asju õigesti, teiste moodi, nii nagu teistel toimib ja ma tahan täiega sulle rõhutada ka seda, et see, mis sulle tundub, et teistel toimib, sa tegelikult ei tea. Et see, mida me näeme sotsiaalmeedias, ma ei tea, ma võin kas või iseennast näitena kasutada, et mul on nii palju tuksi läinud mingisuguseid projekte, koolitusi, kuhu keegi pole tulnud, okei, noh, on tulnud võib-olla 2-3 inimest, on olnud mingisuguseid tooteid, mida ma olen loonud, mille vastu on huvi olnud nagu ülimarginaalne. Ja ma ei ole läinud, ma võin sellest vabalt rääkida, aga see ei ole miski, mida ma nagu igapäevaselt kuidagi sotsiaalmeedias tuututan. Et selles mõttes väga paljud inimesed ei jaga seda ka sellisel kujul, nad ei ütle välja, et kuule, hei tegelikult, et noh, väliselt võib tunduda, et kõik on tore, aga samas tegelikult taustal on nii. Et issand, mul on tegelikult sulle nii palju lugusid rääkida. Aga kuhu ma tegelikult, ma ei taha praegu üldse mitte lugudesse ära minna, aga ma tahan minna kohta, ma tahan jääda pidama selle koha peale, et nii kui sinu unikaalsus ära kaob, siis tegelikult hakkad sa ligi tõmbamas, hakkad resoneeruma jumal teab milliste klientidega ja suure tõenäosusega nad ei hinda ja väärtusta sind ja sealt ei sünni seda positiivset väärtust loovat kogemust kummalegi osapoolele. Et sa oled päris kindlasti kuulnud seda, et autentsus, et üha enam inimesed tahavad näha inimest toote või teenuse taga ja hindavad seda ehedust ja autentsust. Ja ma tegelikult arvan, et ma tahangi selle video lõpetada eheduse autentsusega. Ja siis vaatame, kuidas me siit edasi läheme ja mida ja kuidas ja millises formaadis ma suga edaspidi jagada tahan. Aga autentsus ja ehedus. Ja mulle endale need sõnad kunagi väga meeldisid, aga vaata, kui sõnu hakatakse kuidagi hästi laiatarbeliselt kasutama, see enda tähendus ka muutub ja muutub ka see selline energia sõnade taga. Et mulle endale on täna palju rohkem meeldinud loomulikkus. Et tegelikult sul on võimalik ka ettevõtluses, jah, ettevõtluses on mingisugused üldised mängureeglid, mis lähtuvad sellest keskkonnast, kus sa ettevõtlust teed, noh täna siis Eesti Vabariigi seadusandlus, millest sa pead kinni pidama, aga kõik, mis puudutab sellist, noh kui sa just jälle ei tegele mingis väga spetsiifilises valdkonnas, ei paku mingit meditsiiniteenust või midagi sellist, on ju, aga laias laastus sul on ikkagi väga palju mänguruumi. Ja sul on väga palju mänguruumi, sa saad oma kodulehe luua nii, nagu sina tahad. Sa ei pea copy-paste'i tegema, sellepärast et see, mis kellegi teise puhul toimib, ei pruugi üldse sinu puhul toimida. Et kui sa vaatad kedagi, kellel on võib-olla hästi professionaalne, hästi ratsionaalne koduleht ja nemad ongi spetsialistid ja nendelt otsitaksegi seda spetsialiteeti, ma praegu ei taha üldse HD-d sisse hakata tooma, on ju, aga ja võib-olla sinu juurde inimesed tulevad hoopis enda väestavaid kvaliteete saama ja siis sa mitte ei paku oma väestavat empowering kvaliteeti, vaid sa püüad olla siuke puine spetsialist, sest sulle tundub, et kellegi puhul kusagil toimib, kellegi puhul kusagil võibki toimida, aga sinu puhul ei sobi see. Ja kui sa presenteerid jällegi ennast ka võib-olla nagu oma kodulehel või sotsiaalmeedias, nii nagu sa arvad, et inimestele võiks meeldida ja seda on meile kõigile õpetatud maast madalast. Noh, nii-öelda püüa inimestele meeldida, jätta neile selline mulje, et püüa aimata, millist haridust sul tulevane tööandja võib hinnata, püüa kogu aeg vastata teiste inimeste ootustele. Aga see ei ole ju sina. See ei ole ju see ei ole autentne. Ja teine pool, mida ma olen palju näinud ja ma usun, et on inimesi, kellele ei pruugi meeldida see, mida ma ütlen, aga ehedus ja autentsus ei tähenda ainult enda haavatava osa näitamist. Ehedus ja autentsus teinekord tähendab ka, ja mulle tundub, et Eestis ennekõike tähendab see tegelikult ka enda liiga palju osa näitamist. Ehedus tegelikult tähendab ka seda, autentsus, loomulikkus, et sa vahepeal jääd truuks oma tõele või noh, jumala eest, kui sa vähegi saad, jää kogu aeg truuks oma tõele. Aga et sa ütled välja ka mingeid ebamugavaid asju. Ütled, oled sirgjooneline, ütled ei, ütled, ma ei tea, esitad väljakutse võib-olla sellele, millega sa ei nõustu. Võib-olla julged ka kusagil öelda, et kuulge, hei, see ei ole okei või et on olemas parem tee või parem lahendus. Et meil kõigil on väga seda liiga palju osa. Sul on seda liiga palju osa. Ma olen täiesti kindel, et sul on seda ehedat liiga palju osa, mida sina täna maailmale ei näita.
ja mida sa tegelikult ei too ka oma töövaldkonda, mida sa tegelikult ei realiseeri. Meie eesmärk ettevõtluses ei ole mitte rõhutada oma nõrkuseid ja läbi selle luua empaatiat. Ja siin on hästi oluline nüüd järgmine osa, millega ma ise väga kimpus olnud ja millest ma arvan, ma tahan ühel hetkel nagu palju pikemalt rääkida, aga tegelikult meil on erinevad rollid ja me saame erinevates rollides olla ehedad ja loomulikud. Loomulikkus ei ole staatiline seisund. Ja kui keegi vaid oleks mulle selle varem selgeks teinud, siis ma ei räägiks ilmselgelt suga täna sellest siin, aga loomulikkus ei ole staatiline seisund. Mina loomulikult üksi iseendaga looduses ei ole selline, nagu mina olen oma lapsega. Mina üksi kodus hommikumantlis ei ole selline, nagu mina praegu siin sinuga rääkimas. Mina tegemas konsultatsioone või koolitusi ei ole selline, nagu mina olen, ma ei tea, üksi kodus vannis. Ja meil on just, kui me saame aru, et tegelikult on okei, et ma ei lähe hommikumantliga tööle, no mis iganes see töö on välja arvatud, kui su töövaldkond, jällegi ärme tüüri sinna, aga et üldjoontes sa ju ei lähe hommikumantliga tööle. Ja samas ka võib-olla selle sama kostüümiga, millega sa tööd teed, sa ei ole ju kodus, sellepärast et koduses keskkonnas see ei ole mugav, see ei tundu loomulikuna. Hommikumantel väga paljude inimeste jaoks välja arvatud mõned võib-olla muud tegevusvaldkonnad, kuhu me praegu pikemalt sisse ei süübi. Et meil on erinevaid rolle. Mina lapsevanemana, mina emana, mina ettevõtjana, mina spetsialistina ja nii edasi. Need on kõik erinevad. Ja kõigis nendes rollides on sul võimalik olla loomulik ja ehe. Aga sul on oluline ka aktsepteerida, et sa nendes erinevates rollides toetud erinevatele kvaliteetidele. Ja oledki erinev, see on okei olla loomulik, aga samas ka erinevates keskkondades erinevate inimeste keskel, tehes erinevaid asju erinev. Ma täiega loodan, et see sõnum kuidagi jõuab sulle kohale, sest ma tunnen, et seda teemat peaks kuidagi hästi sügavamalt lahkama ja praegu ei ole päris see koht, ma tahan sellest kindlasti täiesti eraldi rääkida, aga et loovettevõtluses enne kõike lähevad need rollid väga tugevalt segamini ja need lähevad eriti tugevalt segamini. Mulle tundub, et see on selline nagu sisemine segadus on võimendunud peale meie kogu seda pandeemia aega ja seda, kui me oleme väga jäänud kodukontoritesse ja siis väga paljude ennekõike just selliste mikroettevõtjate, sina ja sinu ettevõte või siis ka siis, kui sul on võib-olla mingisuguseid turundus või mingeid muid teenuseid, mis sa oled sisse ostnud. Et kui sa ikkagi oled jäänud nii-öelda kodukontorisse tööle, siis seal on nagu nii lihtne, et see kõik lahustub ühtseks tervikuks. Et sa oled nagu samaaegselt oled sa, ma ei tea, ema ja kokk ja koristaja ja siis sina üksi hommikumantlis iseendaga ja siis samas ka spetsialist ja ettevõtja ja raamatupidaja ja jumal teab mida kõike veel, on ju. Ja siis, kui seal mingisuguses ühes vallas on midagi natuke lappes või tuksis, siis tegelikult lappes ja tuksis on kogu tervik, sellepärast et see on sinu jaoks üks terve suur kompott. Ja siis on väga keeruline objektiivselt lahendada ka mingisugust probleemi. Ja nii me tegelikult jõuamegi ringiga tagasi sinna, kust ma tegelikult alustasin. Ehk siis see sama emotsionaalne üleseotus. Et kui meie loominguline eneseteostus ja väljund on hästi tugevalt segatud sellesse kogu muu elu kompotti. Ja me kuidagi ei hoia ka kusagil mingisugust distantsi ja see päriselt sinu puhul võib olla täiesti individuaalne. Et siin on hästi palju erinevaid nüansse, mis sinu puhul täpselt pädeb ja kuidas see sinu puhul võiks täiesti kõige paremini toimida. Aga mida ma tahan täiega rõhutada on see, et kui meil on hästi suur emotsionaalne seotus nii oma klientide, nende inimestega, kellega me räägime, kellega me võib-olla oleme koos õppinud või kellega me võib-olla samas keskkonnas toimetame, kui meil on väga suur emotsionaalne seotus oma toodete, oma loomingu kõigega, siis väga suure tõenäosusega ei ole seal võimalik teha neid ka olulisi vastutustundlikke täiskasvanutele omaseid objektiivseid ärialaseid otsuseid, mida teinekord tuleb teha. Midagi jätta selja taha, millegiga edasi liikuda. Ma ei tea, vahetada võib-olla mingit sihtturgu, mingit niši ja seeläbi valmistada pettumust võib-olla ka mingitele klientidele, lahti lasta mingisugusest, ma ei tea, vormist.
et see on hästi-hästi oluline, et võib-olla üks asi, mis võiks sulle praegu siit kõlama jääda või mille sa võiksid kaasa võtta, millega ma nagu täiega innustan sind tegema sisemist tööd või vähemalt sellist teadlikku sisekaemust, et kui emotsionaalselt seotud sa tegelikult oled sellega, mida sa teed oma klientidega ja kas, kus ja kuidas võib see tegelikult sind tagasi hoida ja piirata.